Rastapatsi saab erinevat moodi kanda ja kaunistada. Toon mõned näited siis erinevatest stiilidest ja ideedest. Kuttidel on enamasti valikus undercutid, helmed, mütsid, torusallid ja naistel on erinevad punutised ja kaunistused. Fishtail. Liigud näo poolt kukla poole, punud tüüpilist 3 salgu punupatsi ja võtad kõrvalt järjest patsi juurde. Otsad tõmbad patsi kummiga kinni ja ongi fishtail. Tavaline bun. Tõmbad patsi kummiga ühekordselt kinni. Mõned lahtised karvad teevad asja põnevamaks. Siis leidub erinevaid rätte, salle, bandanasid, turbaneid, mida kasutades saad patsid huvitavamaks teha ja ka hooldamata patse natuke varjata. Double fishtail, nii nagu X kandis neid näiteks. Teed sama 3 salgu punumist nagu fishtail, aga mõlemal poolel pead. Elf bun, võtad kõige esimesed patsid, tõmbad nad teiste patside peale ja kasutad kas patsikummi või mõnda ilusat laiema auguga helmest. Ja siis on üks praktiline updo enda patsidega kinni tõmmatud patsid. Võtad kuklas paar patsi ja seod ülejäänud nendega kinni. Jooga, pesu ja magamise jaoks seon ma oma patsid tavaliselt pealaele kinni sedasi. Jagan patsid 2, keeran need ümber üksteise, otsad allapoole ja tõmban patsikummi nendest üle. Sedasi tuleb vähem patsi sealt seest välja, see on natuke stabiilsem. Patsikummid. Neid ostes vali midagi pehmemat, elastsemat ja laiemat, nagu need 2 varianti siin. Tavalised patsikummid võivad patsidesse luupe ehk ebaühtlaseid kohti tekitada. Seega neid ma kasutada ei soovita. Rastapatsidele saab lisada erinevaid kaunistusi, nendeks on enamasti helmed, puidust, metallist, klaasist, savist helmed, kujukesed, charms, ehted, suled, rannakarbid, traadikujud, mulinee paelad, kristallid, aga vahel ka uhkemad kantavad kunstiteosed, nagu need polümersavist laisikud siin. Kaunistusi leidub netipoodidest, kõige ilusamad on vast Etsis, aga helmeid saab leida ka käsitööpoodidest. Mõnda aega tegin ma neid ise ka, aga need said kiiresti otsa. Kujusid saab kinnitada kas õmmeldes või paelaga kinni sidudes. Sama ka kristallidega. Helmed tuleb valida õige diameetri auguga. Lisaks saab patside juurte kohtadele kinnitada selliseid kaunistusi, mida nimetatakse hair wrapideks. Neid saab netist tellida või need ise teha YouTube'i õpetuse järgi. Mulinee paelad saab patside ümber siduda sedasi. Lõikad piisava pikkusega paela, seota keskelt patsi juure juurest kinni ja liigud ristipidi järjest patsi otsa poole. Otsa jõudes seot paela kinni. Ongi kõik. Kui hooldamata patsid häirivad sind, eriti need esimesed siin, siis on naiste seas populaarne variant saada patsid vaid poole pea ulatuses või jätta ainult tukk lahtiseks. Guugeldades sõnapaari partial dreads leiad erinevaid inspiratsioonipilte. Üks viis, kuidas oma pea teha visuaalselt piklikumaks, on külgede maha lõikamine. Seda tegin mina ka, mulle meeldib minu undercut, prille on mugavam kanda, natuke mehelikum tunne on ja ma sain lahti nendest lühikestest udukarvadest, mis juuste kasvuala äärtes tihti patsidest välja libisesid. Aga iga kord, kui juurde kasvu maha lõikad, tuleb seda teha ettevaatlikult, et masinaga patsi sisse ei sõida, muidu kahjustad patsi. Üks tähtsamaid asju, mida teha, et rastapatsidega viisakam välja näha, on minihooldus. Hooldusõpetuse video on tulemas, seda järgides saad omale korrektuuri teha. Minihooldus seisneb aga selles, et teed lihtsa ja kiire hoolduse ainult kõige äärmistele patsidele. See juba muudab väga palju, paned patsid kinni ja see annab mulje nagu sul oleks alles tehtud terve hooldus. Mütsidest meeldivad mulle tagant lahtised pehmed mütsid. Poodidest leidub erinevaid lahedaid mütse, mida rastapatsidega kanda. Aga lõpetuseks näitan siis, kuidas tolmukaitseks kasutada torusalli. Paned käe torusallist läbi, võtad patsid kinni, lükkad torusallist läbi, haarad torusalli otsad ja paned need otsad sõlme. Palju kergem on patsi kaitsta, kui hiljem puhastada. Mingi hetk oli mul iga patsi otsas mõni kaunistus, selleks väga dekoratiivseks ära, hiljem võtsin need välja. Soengu ideid on netis veel palju, guugelda lihtsalt dreadlock styles, dreadlock accessories ja have fun. Selline lühitutvustus. Kui sul on veel ideid, jaga neid kommentaarides, vajuta like, telli kanal ja nagu ikka, patsi sooviga pöördu Facebooki lehele Tanera Dreads Rastapatsid. Tšau!
Back to the roots and simplicity. One thing that I know is that you got to be free. So wake up, wake up, wake up with the sun shining in my eyes.